Ma mõtlesin, et meile tuleks ütlema, et siin ei tohi filmida. Pandi tema auto alla pomm. Ja siis meile öeldi, et välibassein on kinni. Me oleme offline'ides. Võtan lihtsalt valuvaigisteid kaasa. Aga teate, mis mind täiega häirib või? Mis iganes sul magada laseb? No nii, tere. Ma tegelikult filmisin ka pakkimist ja kõike, aga need klipid lihtsalt kadusid ära. Nii et ma mõtlesin, et ma teen üli-kiire sissejuhatuse. Nii et tere! Kui sa oled mu kanalil esimest korda, siis mina olen Pärbel. Minu jälgijad teavad mind peamiselt TikTokist, kus ma olen seni rohkem sisu teinud, aga nüüd olen ma ka YouTube'is vahepeal. Nii et lähmegi lihtsalt kohe video juurde ja ma loodan, et te naudite. Nii et let's go! Nii, on esmaspäeva õhtu, homme hommikul läheb lend, me sõidame praegu Otepääle minu vanemate juurde, et sealt on hommikul mingi 25 minutit vähem lennujaama sõita. Juhu! Meil läheb lend 10:45 ja kui ma selle broneerisin, oli nagu, jess, see on ülimõistlik aeg, see tähendab, et me ei pea nagu ülivarakult tõusma. Mida? Mul pole õrna aimuga, mis ma mõtlesin sellepärast, et me peame reaalselt tõusma mingi 5 ajal või? 5, kui sõidame juba. Okei, jaa, kell 5 juba sõidame, nii et ikkagi peame öösel ärkama. Kust ma nagu tulin selle peale, et kui 10:45 läheb Riiast lend, siis me ei pea vara ärkama. Näeme, ma arvan, homme hommikul. Malta on imepisike saareriik Itaalia all Vahemeres. See on muide Euroopa Liidu kõige väiksem riik nii pindalalt kui rahvaarvult. See-eest on riigil pikk ja värvikas ajalugu. Tere tulemast Maltale! Või õigemini meie tuppa. Ma teen teile väikse roomtuuri. Nii, see on meie tuba. Üliilus voodi, ma ei ole veel proovid. Tundub mõnus. Sest et kui sa oled nädal aega ühes kohas, siis siin peab mugav olema. Aga mingil põhjusel on meil siin ka teine voodi. See on väga huvitav. Me ei küsinud voodit, see võiks olla nagu diivan, aga okei, küll me sellele ka kasutust leiame. Siis siin on meil snäkid, cheesy snäkid ja mingi Fanta tüüp. Kahjuks meie vaadet ei saanud. Ma küll panin sinna, seal sai kirjutada, et mis sa toa juures nagu tahad, special requirements. Ja siis ma kirjutasin, et a nice view would be nice. Ehk siis see nice view, mis me saime, on siin. Kuule, töömehed näevad otse meie tuppa. Juba on sassis. Juba on veits sassis, jah. Ja see on vannituba. Väga ilus, puhas. Käisime tegelikult juba söömas ka ära. Me tulime hotelli Bolti taksoga, lennujaamast siia oli mingi 14 €, nii et ülinorm. Võttis kohe palju vähemaks seda stressi, et otsime bussi, millega siia saada ja siis kõnnime ja saime uksest ukseni, vaata. Siis me käisime Mäkis, sest et mu kõht oli nii tühi. Esimesed reisipäevad on minul alati niimoodi, et ma olen väsinud, ma olen näljane, ma olen kuri sellest näljast. Ehk siis esimesel päevalt ei taha minuga reisida. Ma olen väga tujukas, aga õnneks nüüd ma sain süüa. Me avastasime ühe probleemi, millele me miskipärast Eestis ei mõelnud. Siin ei ole sellised laadiaugud, nagu on meil Eestis, vaid siin on sellised. Ehk siis meie telefonilaadjad ei lähe siia. Tere tulemast Malta võib öelda kõige tähtsamasse kohta, pealinna Vallettasse. Imelik on öelda pealinn, sellepärast et Malta on 3 korda väiksem kui Hiiumaa muide. See on 3 korda väiksem kui Hiiumaa, aga siin elab 500 000 inimest. Elanikkond siin kasvab väga-väga kiiresti. Siin minu selja taga on värav Valletta linna. Valletta on tegelikult väga pisike linn. See on pikkuselt umbes 900 meetrit ja laiuselt siuke 600 meetrit. Väga suur osa Malta elanikkonnast just viimasel ajal on tegelikult sisse rännanud inimesed ja väga palju on neid Indiast, saime me teada. Ja Malta inimestele, ega see neile hullult ei meeldi, on ju, aga indialased pidavad tegema töid, mida maltalased ise nii väga teha ei taha ja nad teevad seda väikse palga eest. Näiteks on ju koristajad, hotellides teenindajad ja kõik sellised asjad, mida võib-olla inimesed nii väga ise teha ei taha. Me tegelikult käisime peaaegu esimese asjana, kui me Maltale siia nüüd jõudsime, ühel eestikeelsel Valletta tuuril, mida teeb siin elav kohalik eestlane. Facebookis on selline grupp nagu Alati Malta ja sealt Kevin leidis siis Eesti giidi nimega Ingrid Eomuis ja tänu temale
Nüüd ma tean Maltast palju rohkem, mida ma oskan siin videos ka natuke rääkida. Kui te tulete Maltale, siis ma kindlasti soovitan otsige üles Ingrid Eomois ja minge tema tuurile. See oli tõesti väga-väga huvitav. Ta vist räägib omal telefonist kellegagi. Ma mõtlesin, et meile tuleks ütlema, et siin ei tohi filmida. Siia minu selja taha on inimesed tekitanud sellise mälestuskoha Malta ajakirjanikule Daphne Caruana Galiziale ja see on minu arust ülihuvitav lugu. Ta oli siis Malta ajakirjanik, 53-aastane, kes kirjutas poliitikast, üritas paljastada korruptsiooni ja kõike muud sellist. 2017. aastal pandi tema auto alla pomm. Veidi eemal tema kodust see pomm siis plahvatas, nii et ta mõrvati. Ta hakati siis uurima, tuli välja, kõigepealt seda tegid 2 meest, kes olid vennad ja nad olid siis palgamõrvarid, kes selle pommi sinna panid. See pomm siis nii-öelda plahvatas, kui üks nendest vendadest saatis, mina sain aru, et mingi sõnumi, mis selle pommi nii-öelda plahvatama pani. Kui on nagu palgamõrvarid, siis järelikult keegi on selle mõrva tellinud ja tuli välja, et selle mõrva tellis siis üks Malta miljardär. Sellepärast, et see ajakirjanik uuris tema ettevõtete tausta ja tal ju siis ei olnud nagu kõik seal korras ja tema siis tellis selle mõrva. Ja see juhtus kõik 2017. aastal. Malta on väike riik, siin on vähe inimesi ja siin juhtuvad sellised asjad. Need 2 venda istuvad praeguseks vangis ja see mõrvatellija siis temal kohtuasi endiselt käib ja kusjuures see mälestusmärk on kohtumaja vastas. Siin samas on kohtumaja, aga pikk päev on selja taga olnud, me nüüd lähme hotelli. Tahaks katuse basseini minna täna ja merd katsuma ka õhtul. Tulime hotelli ja me Keviniga mõlemad teadsime, et katuse bassein on lahti kella 8-ni. Nii et me läksime sinna, 6:30 on kell praegu ja siis meile öeldi, et välibassein on kinni ja et see pandi 6:30 kinni ja sinna tulid veel peale meid inimesed, kes tahtsid ujuma minna, nii et me ei ole ainsad, kes teadsid, et kell 8 pannakse kinni. Õnneks meil on siin ka või see sisebassein. See on selline väike, aga ajab asja ära vist. Meie basseinis käik jäi väga lühikeseks, me olime vees vist mingi, ma ei tea, maksimum 5 minutit. Sellepärast, et selle sisebasseini vesi oli ikkagi suht jahe. Seal ei olnud midagi eriti teha ka, nii et me proovime homme uuesti. Peame basseini minema reaalselt läbi poe ja meie hotell on ka tegelikult pooleldi niimoodi kaubamajas. Aga teate, mis on creepy? Creepy on see, et me käisime umbes pool tundi ära ujumas. Meil oli terve päev ukse küljes silt, et mitte segada, sellepärast, et me ei tahtnud, et koristaja tuleks. Meil on see veits sassis kõik. Ja siis ujumise ajaks me võtsime ära selle sildi. Me olime pool tundi ära ja selle ajaga käis koristaja kell 7 õhtul. Nagu esiteks, kuidas nad teadsid täpselt, et me ära oleme? Mis ajaks käib koristaja kell 7? Ja kolmandaks, me jõudsime tagasi tuppa. Olime siin mõne minuti ja siis helises toa telefon. See oli väga creepy, sellepärast, et kes helistab sulle hotelli tuppa lambist? Aga see oli keegi hotellist, kes küsis siis, et kuidas teile see nii meeldinud on, kas olete rahul? Me ütlesime, et jaa, väga tore on. Aga kuidas te teadis, et me just jõudsime tuppa? Neil on siin kaamerad, neil on siin andurid. Kuidas nad teadsid seda? Igatahes. Ostsime linnujaamast omale nädalase bussipileti, see maksis 25 € ja sa saad sellega nii palju sõita, kui ise tahad. Muidu on üks kord 2,50. Nii et see tasub täiega ära, kui te siia tulete. Ja selleks, et üldse bussi peale saada, isegi kui sa seisad peatuses, ta ei pruugi seisma jääda. Kui sa tahad, et ta jääks seisma ja võtaksid peale, siis sa pead näitama niimoodi. Ja siis ta saab aru, et sa tahad tulla peale ja siis ta peatub. Ei no tore, buss jäi 15 minutit hiljaks ja me ei mahtunudki peale. Selline see bussiliiklus siin on. Üles on? Me oleme offline'is ja me tulime hoopis 2 erineva bussiga, mitte sellega, mis meil alguses plaanis oli. Nii et 1,5 tundi ja me jõuame 40 kilomeetrit kaugusele, kõik me tahtime. Me oleme jõudnud Medina värava juurde. Pean ütlema, et mina olen ülielev siin olla, sellepärast mina olen hull sarjade fänn ja kui sa oled Game of Thronesi fänn, siis siin filmiti Game of Thronesi.
ja kohe selle sama värava juures ka lausa on mõned stseenid filmitud. Ma olen 2 korda läbi vaadanud Game of Thronesi otsast lõpuni. See linn ehitati juba kuskil 700 kuni 800 aastat enne Kristust. See oli varem palju suurem, see on ehitatud sellise kinda kindluslinnana, nagu ikka kõrgemas kohas on, see on ju vanal ajal, kui on kõrgemas kohas, siis ju see aitab kaitsta vaenlaste eest. Ja kuigi see tundub nagu lihtsalt selline kindluse linn, kus sa tuled ja oled turist, siis tegelikult inimesed päriselt elavad ka siin selles väikses piirkonnas. Infot oli erinevaid, mõnes kohas oli, et umbes 93 inimest elab siin, mingis kohas, et 250. Ma ei tea täpselt, aga mõtle, sa elad sellises kohas. Ebareaalne. Ja Maltas on hästi palju igal pool neid punaseid telefoniputkasid, mis tavaliselt on omased Suurbritanniale, Inglismaale ja see on sellepärast, et 19. 20. sajandil oli Malta Briti impeeriumi osa, ehk siin ongi väga palju Briti mõjutusi, näiteks ka see, et neil on vasakpoolne liiklus on ja Bastion, which forms part of the historic Valletta fortifications built in 1566. Fire! Iga päev kell 12 ja 16 saab tulla siis siia Vaatega sadamale vaatama, kuidas kahureid lastakse päriselt. Praegu on see rohkem selline tseremoniaalne värk, aga kunagi lasti neid näiteks selleks, et tervitada saabuvaid laevu. Tere hommikust! Täna öösel hakkasid mul päevad, mis tähendab, et hommikul mul kõht valutas ja mul ei olnud eriti söögiisu. Ma näitan teile, mis ma täna hommiku söögiks sõin. Kui eile ma sõin hommikuks saia ja šokolaadi põhimõtteliselt, siis täna hommikuks ma sõin tomatit ja kurki. Võtan lihtsalt valuvaigisteid kaasa. Me lähme mis oli Marksalokk või? Kaluri külla igatahes, siis kell on 9 täpselt. Ja ei mahu enam inimesi. Ühesõnaga buss pani meid siis seal maha ja tegelikult see on 2 kilomeetri kaugusel. Et siis hakkame minema. Nüüd siis lõppes kõnniteega ära. Mulle tundub, et see koht ei ole mõeldud kõndimiseks. Pigem ei ole. Tegelikult tahtsin seda rääkida, et inimesed on hullult viisakad, et kui me bussis olime, siis nii kui mingid vanemad inimesed tulid bussi peale, siis neile kohe hakati hullult istet pakkuma, et ei, võta minu koht või võta minu koht ja tegelikult nagu tore selles suhtes. Olen Pärpel, panen pikad ilusad riided hommikul. 5 minutit hiljem. Fashion is my passion. Kas see on nüüd siis see päris Malta või? Ma arvan küll. Kus elavad päris inimesed, mitte turistid. Jaa. Aga turism on tegelikult Maltas ülioluline, sellepärast et millega nad ikka siin tegelevad. Ongi see, et nad ei kasvata palju asju. Turism toob neile nii palju seda nagu raha sisse. Nad saavad kala püüda, aga suht that's it. Kive ka kaevavad. Kive kaevavad ja kala püüavad. Maršalokk on tegelikult tuntud ka sellepärast, et siin on igal hommikul selline suur turg. Tegelikult siin peaks ka kala saama, me praegu ei ole veel näinud, aga sellised turud on alati hästi lahedad kõikides riikides. Tulime, istusime maha siia mingisse restorani. Mina sain 6,50 nii suure 4-juustu pitsa, aga ütleme nii, et see maitseb ka, nagu see maksaks 6,50. Kevin võttis värsket kala, mida nad siin iga päev püüavad, et kuidas on kuum. On täitsa hea vist. Siin on lausa hambad ja silmad ja puha küljes. See oli vist mingi 15 euri. See oli 15, jah. Maršalokkist saab võtta 5 euro eest veetakso St. Peter's Pooli, mis on populaarne ujumiskoht. Kõigepealt valid mineku aja ja kohe pead valima ka tagasituleku aja ning selleks ajaks sulle tullakse siis selle sama paadiga järgi ka. Me oleme jõudnud St. Peter's Pooli. Lained olid päris suured ja veits siuke tunne oli, et kas see paat nagu on mõeldud sellisteks laineteks, aga tulime siia nurga taha riideid vahetama, sellepärast et siin vist eriti nagu mingeid kohti ei ole, vetsi ei ole, riietusruume pole, aga õnneks see koht ise on nagu selline suur ja lai. Näha on, et see on turistide sihtpunkt. Meie tulime siia äärde, kus saab nagu otse vette jalutada. Sealt keskelt, sealt saab hüpata ka, aga me nii julged ei ole. Pluss need lained on ikkagi siin päris suured, nii et me vist ei hakka sellega riskima. Nii, kell on 5:30, me jõudsime tagasi hotelli. Võtsin omale
päeva teise kohvi, mille ma tavaliselt tegelikult peaksin lõunal võtma. Mul peaga tegelikult valutab. See võib olla sellest, et ma ei ole lõunal kohvi jäänud, sest et ma olen kohvist sõltuvas, isegi kui ma kohvi ei joo, siis mul hakkab pea valutama. Aga samas see võib olla ka sellest, et mul on päevad. Nii et võimalusi on palju. Igatahes me sööme nüüd ära käisime esimest korda toidupoes. Ostsime sellise, oi. Sööme need ära ja siis proovime uuesti välibasseini minna. Meie mõtlesime, et lähme vaikselt magama, aga linnas käib selline melu. Mõttes on hooaja väline aeg, Hooaja. kolmapäeva õhtul. Meie hotell on seal samas. Kuhu me lähme? Ma ei tea, süüa tahaks. Süüa tahaks, jah. Mul hakkas täiega isutama see club sandwich. Oh my god. Vot see on vibe. Me tulime oma toiduga mere äärde. Või leiba? Yes, please! Siin on iga toiduga kaasas friikartulid. Me oleme juba nii palju friikartuleid siin söönud. Okei, aga see pole päris tavaline friikas. Need on nagu need... Suured kartulilaastud. Suured kartulilaastud. Oh yeah, that looks good! Oh yeah. Uus oma näeb parem välja. Oh yeah. Appi kui hea. Nii hea kohe või? Okei, see on hiigel võileib, aga ma tunnen, et see on ikkagi selline kergem ja tervislikum kui need asjad, mis me vahepeal siin söönud oleme. See rand on hästi kivine, aga Maltal on enamus sellised. Siin on väga vähe liivarandasid. Päeval nagu täiega kutsub ujuma, kõht on juba siuke jahe vaata veitsed. Jaa, tegelikult on siuke suht nagu sossu. Tegelikult tead, päeval on ju ülikuum ja siis see ongi mõnus jahutav. Täna on meil selline natukene chillim päev. Me mõtlesime, et võtame sellise vabama päeva, kus me lihtsalt käime niisama ringi, ilma et me peaks nagu otseselt kuskile kaugele minema, eriti just bussiga sõitma, sellepärast et me ei jaksa enam bussiga sõita. Tiksuda nagu 2 tundi selleks, et saada nagu 14 kilomeetri kaugusele. Vaatame, kuhu päev meid välja viib. Üks hea asi meie hotellis on see, et siin all foajees on koht, kus täita oma veepudeleid värske veega. Nii et me ostsimegi esimesel päeval ainult selle suure 2-liitrise veepudeli ja nüüd, kui me päeval kuskile lähme, siis me lihtsalt täidame selle ära ja me ei pea vee peale raha raiskama. Me leidsime praegu mingi peidetud ranna põhimõtteliselt. Mõnda kassi oleme ikka näinud siin tänavatel ja nad on kõik nii ilusad. Nad ei näe kodutud välja, ma arvan, et nad ei olegi kodutud. Üli palju rahvast on linnas. Võib-olla me lihtsalt sellisel kellaajal ei ole väga Vallettas ringi käinud. Aga teate, mis mind täiega häirib või? See suitsetamiskultuur siin Maltal on nii lappes. Inimesed suitsetavad absoluutselt igal pool. Me käisime eile restoranis ja 3, nagu välirestoran, 3 meid ümbritsevat lauda lihtsalt lakkamatult suitsetasid, nii et nagu sa lihtsalt pead olema siin passiivne suitsetaja, tahad sa seda või ei taha. Kanep on siin legaalne, juua saab siin alates 17-aastasest juba, nii et kui te olete 17, siis tähendab ei, ma ei propageeri midagi, aga lihtsalt nagu fun fact, 17-aastaselt saab siin legaalselt alkoholi osta juba. Minu vend, Roland, võib tulla siia, ta on 17. Me oleme jõudnud ühe ülihuvitava koha juurde. See on St. Catherine'i nunna klooster, mis oli 400 aastat suletud täielikult põhimõtteliselt kogu sellest maailmast, aga nüüd on külastajatele avatud. Siia toodi nunnad juba hästi noorelt, tippajal elas siin 104 nunna. Mõned toodi vastu tahtmist, mõned toodi nii, et nad ise tahtsid siia tulla. Kui noored tüdrukud siia kloostrisse toodi, siis see põhimõtteliselt tähendas, et nad abiellusid Kristuse endaga ja see tähendas ka kaasavara ja kaasavaraks olid siis nendel nunnadel sellised väiksed vannikesed. Ma ei tea, miks, päris huvitav. Siin on nimetähed peal, nunnade nimetähed, kes siin elasid, siin on näiteks MM. See klooster oli põhimõtteliselt peaaegu täielikult ise majandav, ehk siis nad kasvatasid kõike ise siinsamas kloostris. Välja nunnad siit kloostrist oma eluajal minna ei tohtinud. Nad isegi maeti siia samma kloostrisse ja siin kloostris on ka, saad sa minna ruumi, kuhu on päriselt need nunnad maetud ja nende haudade ees siis nii-öelda on need nunnapildid, kirjeldused. See on siis selline tüüpiline nunnatuba. See voodi on ülilus minu arust. Tegelikult ootas midagi palju väiksemat ja sellist
ahistavam. See tegelikult on üllatavalt nagu kena nulla. Ma ootasin palju hullemat. Kõrged laed on ka võtta. Need nunnad elavad siin tänase päeva nii, aga lihtsalt siin ülemistes korrustes. Me otsustasime, et me lähme täna sellisele uhkemale õhtusöögile. No nii, härra, kuhu sa mind täna viid? Sööma? Nii, anna siia. Mina tellisin omale mingi tingi seenepitsa, Kevin võttis omale risotto, siis ma võtsin maasika, limonaadi, Kevin võttis veini. Ja saad aru, need toidud tulid 10 minutiga maksimum, vähem kui 10 minutiga, täiesti hull ja see on nagu full rahvast täis see koht, me ei saanud välja isegi istuma. Siis kui Insta-pildid on käes ja restoranis käidud, siis tulevad kontsad ära. Ja kuule, need tegelikult sobivad ma outfitiga, vaata siin on punane detail ja mul on punane kleid. Mis iganes sul magada laseb? Meil on praegu 15 000 sammu. Vähe. Peale söömist on vaja jalutada, siis aitab seedida. Mida sa rääkisid selle teenindajaga lõpus? Küsisid, kus me pärit oleme, mõtlesin, et Eestist. Ütles, et ta teab küll, et ta vaatas, et ta panustas Aserbaidžaanile, et ma oletan, et Eesti ja Aserbaidžaan mingist jalkad siis täna. Siis ta ütles, et tal oli kahju, et ta panustas valesti, aga et hästi mängisime. Nice. Midagi kuulda Eesti jalka kohta hästi, see on ju saavutus. Nii et muide, kui keegi Eesti jalkafännidest peaks seda nägema, siis täna Maltal öeldi, et Eesti mängis hästi. Mul on sulle väga tähtis küsimus. Kas sa armastaksid mind siis, kui ma oleksin uss? Mis uss sa oleksid? Ma oleksin vihmauss. Ja kui aeg üle jääb, tuleme selle küsimuse juurde tagasi. Houston, we got a problem. Ma olen haige. Sa ei ütlegi selle peale midagi või? Ei ole. Ma arvasin, et sa raudselt ütled, et ei ole. Ma ei olegi. Natukene. Ma täna öösel terve öö higistasin, jõhkralt mingil hetkel ärkasin üles, tundsin, et linad ja nagu tekk on kõik läbi märg. Siis ma köhisin terve öö, nüüd mul on kurk valus. Ma arvan, et eile oli ülituuline päev ja me olime basseini ääres ja ma arvan, et ma lihtsalt sain kuidagi tuult. Aga loodetavasti ei lähe hullemaks. Täna me lähme ühte reisi kõige oodatumasse kohta ja see on Kooso saar, mis on siis, sinna peab praamiga sõitma. Aga seal peaks olema kõige ilusamad liivarannad, päriselt liivarannad, mida muidu Maltal väga ei ole, sest see on nii kivine saar. Võtsin omale Koosol ringliikumiseks selle hop-on, hop-off bussi. Siis saame põhivaatamisväärsuste juures käia lihtsasti. Need on iga 45 minuti tagant, mis liiguvad, et on... Ja 20 € oli terve päev. Niimoodi, et saad käia nii palju, kui tahad. Aga piletihind siia praamiga oli edasi-tagasi 5 € inimene. 4,65. 4,65 üli hea hind. Kooso on ime pisike, aga oma ehitistega on see saar just kui ajalukku sisse astumine. Siin asuvad lausa templid, mis on vanemad kui Egiptuse püramiidid. Pärbel, oled sa kunagi nii palju kive näinud ühes kohas või? Ei ole, ma ei ole Egiptuse püramiidid juures käinud. Hea kivi. Koosol elab praegu umbes 30 000 inimest, aga 1551. aastal siin elas umbes 5000 inimest, aga siia tungisid sisse Türgi mereröövlid 10 000 mehega ja nad võtsid peaaegu kõik Kooso elanikud kaasa, ehk siis 5000 inimest, naised, lapsed, mehed ja müüsid nad Liibüas orjadeks. Nii et see saar ei põhimõtteliselt elanikkonnata. Ja siis oli selline mees,
alati sellistel sündmustel on need kangelased, on ju. Bernardo de Opuo, ma ei oska seda hääldada, aga tema siis nii-öelda suri kangelasena, talle ei meeldinud see mõte, et tema naine ja lapsed lähevad türklaste kätte ja ta läks koju, tappis ise ära oma naise ja lapsed ja siis läks võitlema nende türklastega ja suri ära. Ja siin minu selja taga on Kantja tempel, mis ehitati muide enne Egiptuse püramiide umbes 3600 aastat enne Kristust. Põhimõtteliselt seda kasutati näiteks rituaalide jaoks ja muu sellise jaoks, nii et see elu siin väiksel saarel algas juba üliammu, aga mina mõtlen, et nagu 3600 aastat enne Kristust, nagu kuidas need inimesed said siia väiksele saarele, nagu mis neid siia tõi? Ja osade legendide kohaselt ehitas selle templi hiiglased, nagu ikka, kui on suur ehitis kividest, siis kes muu ikka tegi need, kas hiiglased või tullukad. Lähme mingile paadituurile, mis maksab 5 eurot. Me lähme sinna Kaljulõhesse, ma ei tea, kas seda on näha. Okei, see oli täiega väärt seda viiekat. Nagu, kui te tahate lihtsalt näha ära need kaljulõhed, kuskile kaljulõhesse minna, siis Kooso saarel sõidate Tveira peatusesse. Siin on tegelikult Tveira rand ka lähedal ja viieka maksate ja saate kaljulõhedes 15 minutiga ära käia. Sai snorgeldada ka põhimõtteliselt terve selle kaljulõhe ulatuses, aga siis pead lihtsalt ettevaatlik olema, et kui need paadid tulevad, et siis võtad äärde. Ja mingid sukeldud tüübid olid ka ja... Jõu. Veel üks põhjus, miks Tveirasse tulla, vaadake neid kaljusid. Te teate, et need on ülihead Insta-pildid ka muide nende kaljudega. Ma näitan teile kohe. Ja lifehack on teha kaugemalt ja 3-kordse zoomiga, sest siis jääb päriselt taust ka näha. Kui sa teed 1-kordsega, siis kaljusid või üleüldiselt taust eriti näha ei jää, aga kui sa teed 3-kordsega ükskõik mis nagu kohas, siis vaadake. Ma ei tea, kas te näete midagi, aga noh. Ei näe mu kõhtu ainult. Vaadake, kes Kevini kõhtu, see on ka suht ilus. Ma saan teile äkki bussis näidata. Kevin läheb ujuma. Mina täna ujuma ei lähe. Ma mõtlen, et ma igaks juhuks hoian end homseks, sellepärast, et homme me läheme 7-tunnisele paadi sellisele reisile, kus me saame siis ujuda vahepeal. Ja kui Kevin käib ujumas ära, siis me kavatseme ronida sinna kaljude otsa. There he goes, there he goes. Ja Pärbel. Meil on täna jalapäev. Mul on kops jumala koos juba. Okei, tuleb välja, et see trepp ei viigi kalju otsa, vaid sa viid nagu... Kalju sisse? Kalju sisse, oh my god, mis asja. See on mingi täiega secret spot ju. See on see I know a place. Oh my god. Väga hull. Päris lahe. Siit oleks võinud ujuma minna. Tulime õhtusöögiks sellisesse fancysse kohta. Saime enne roogasid sellised saiad ja mis on ketšup ja see näeb välja nagu sinep. Väga huvitav. Väga fancy koht. Väga fancy ja mina võtsin omale jänese. Esimest korda proovin jänest. Kevin võttis omale carbonara. Aga teate, mis mind häirib restoranide juures või? See, kui ei panda kogu prae hinda, vaid pannakse nii-öelda näiteks jänes, aga siis sa pead eraldi juurde ostma omale nagu kõrvalroa, kas siis salatit, friikad või mis iganes ja kastme. Ja siis see läheb üli palju kallimaks, kui menüüs oli kirjas. See mind häirib täiega. Ma võtsin grillitud köögivilju ka kõrvale lõpuks. Ma sain midagi tervislikku kuskilt restoranist. Kuppi, nii palju seda jänest. See meenutab midagi. Konsistentsit veits kana. Korralikult. On hea või? Päris hea on hea. Tore. Normaalselt suur ports on ka, et on jah. Siin on igal pool nii suured portsad. Me oleme nüüd laevas ja meil läks ilgelt kiireks peale söömist, sellepärast et meil oli bussini, me lõpetasime söömise ja bussini oli aega 10 minutit, et jõuda praamile ja... Mida? Kuulan, kuidas sa räägid. Aga makse ei läinud läbi, sest nende terminal ei töötanud ja siis me sellega jamasime 10 minutit, nii et me saime restoranist minema täpselt see minut, kui buss oleks pidanud jõudma, aga õnneks siin jäävad bussid kogu aeg hiljaks. Nii et me jõudsime bussile ja me jooksime, kuigi see buss jäi üllatavalt vähe hiljaks, aga nüüd me sõidame siis tagasi mandrile.
mandrile. Mandrile, jah. Saate aru, siin laeva peal oli KitKat 1 euro. Tavaliselt, kui sa ostad laeva pealt lennukilt või kus iganes sellise asja, see vähemalt 2 euri. Nii et siin oli ainult 1 euro. Ja mingi siuke veits vastik kohv, aga see oli ka 1 euro, nii et. Aga see on 1 euro, mis seda saab. Jah, aga oli tore päev, jah? Täiega äge oli. Kusjuures mulle Kosovo, ma arvan, kõige rohkem meeldis. Kosovo oli täiega äge, jah. Sest et siin on nagu nii palju käia ja teha, aga need vahemaad on väiksed, et siin kui sa bussiga käid, siis sa nagu reaalselt jõuad käia kohtades. Ja Kosol soovitame täiega võtta hop-on, hop-off buss, see on mega mõnus. Kas sa oled valmis terveks päevaks merel? Peab olema. Võtsime raha välja, et saaks laeva peal osta süüa. Me ei tea, kas seal saab kaardiga maksta. 50 eurot võtsime välja ja pidime teenustasu maksma 3,95. Päris suur. Muidugi ma ei tea, mis see tavaline taks on, aga sest ma ei võta väga välismaal sularaha välja, aga see 3,95 50 pealt tundus nagu suke päris palju. Kokku maksis kahele inimesele 130 eurot, reis kestab umbes 6 tundi. No nii, see on siis meie laevake, millega me täna oleme terve päev merel ja saame ujumas käia otse laeva pealt. Meil on sellised voodid, ülinais. Me läks peaaegu läinud tolle laevaga seal, mis on 25 euro oli nägu, aga seal ei ole näiteks neid päevituskohti selliseid ja me oleme nii kõvad toolid ainult, nii et me oleme nii rahul, et me maksime pigem rohkem ja võtsime sellise uhkema asja, sest et kui tihti me ikka sellisel reisil käime. Ja lõunasöök on ka siin 15 euri lisaks nägu. Ma täiega kardan vette hüppamist, aga ma mõtlesin, et äkki siin ma täna hüppan. Vaadake, kui sinine see võts siia. Mega sinine. Ma kardan. Hüppa. Do you want to go? I think I'm going to take this on my shoes. Ma jään nina kinni. No. Mine. Kuidas oli? Hirmus, aga tore. Ma otsin küll nina kinni, aga ikka nina juba vette ei ole. See vesi on soolad, et see nina on seal silvas. Õnneks meil on selline vedel ka, kus on ülastimba ja vette. Kus oli? Hirmus, aga tore. Hirmus äge. Sinu kord. 15 euro eest sai siis prae ka omale. Mis siin on? Siin on mingid liha. Lõkki koha peal küpsetati. Ja. 2 erinevat värsket salatit, pastasalatit. Kuskussi on. Ja mingi pita leib vist või? Mina pastasalatit omale ei võtnud, aga võtsin rohkem värsket salatit. Jumala suur lihaports ju. Juhker. Nii, me oleme tagasi. Või noh, me ootame bussi, et saada nüüd tagasi elukohta. Minu arust see oli igat senti väärt. Mis sa arvad? Oli küll, jah. Ma tagasi tulles reaalselt magasin. Me vist tulime mingi tund aega tagasi, ma ei tea, mis see oli. Mingi tund aega tulime tagasi ja minu jaoks oli nagu 15 minutit. Nii et väga soovitan võtta mingit sellist 6-tunnist nii-öelda paadireisi, kruiisi, aga just sellised võib-olla natukese kallima. Sest et need 25 eurosed on sellised, kus sa lihtsalt nagu istud külg külje kõrval ja neid ma võib-olla nii väga, ma ei küll ei käinud, aga ma nii väga võib-olla soovitaks, aga just need natukene kallimad pigem. Ma sain Jellyfishilt nõelata, vees, okei, seda vist enam ei ole näha, aga ma sain Jellyfishilt nõelata vees, mis on meduus. Järsku ujusin Keviniga, siis tundsin miski nõelas nagu mesilane. Ja siis ma läksin baari juurde kokteili ostma ja keegi just oli seal küsinud vist jääd, sest keegi oli veel saanud nõelata meduusi käest. Ja siis ta nägi juba, see baarmen nägi juba, et ma olen veits selline, näitan oma kätt Kevinile, siis ta andis ise mulle juba jääd, ütles, et võta see aitab. Ja siis mõtlesin, et ma isegi ei tea, mis see oli, nagu, millega ma sain. Ja siis ta ütles, et Jellyfish, et nad ootavad täpselt seal trepi all laeva juures. Olgem ausad, kas sa ikka käisid soojal maal, kui sa ära ei põlenud või? Kuidas muud moodi sa teed kohalikele teatavaks, et sa oled turist, kui see, et sul on rind punane. Aga peale seda, kui see on punane, läheb see pruuniks. Yeah. Hommik. Oh my god, mul on hääl ära. Appi. Kell on umbes 8. Kevin läks jooksma. Aga mina ei viitsinud minna. Mulle ei meeldi hommikul esimese asjana joosta. Hello! Kuidas läks? Mis asi see on? Paprika, sa teed mulle paprikat, jee! Saad süüa lõpuks? Ma ütlesin eile õhtul Kevinile, et ma tahan paprikat nii väga. Kui palju sa jooksid? 5.
5 kilomeetrit. Oli äge või? Päris hea oli, väga palav oli. Päris palju jooksjaid oli muidu. Wow. Sa oled kõik ka korra hinganud. Otsin väiksele vennale Pikachu'd, emme ütles, et ta viimasel ajal fännab seda ja siit ma nüüd leidsin selle täiesti juhuslikult ja ma tegelikult tahaks seda. Ma ei näe, kes see siin müüb seda või palju see maksab. No palju see ikka alles 10, ma arvan või. Lähen ostma ja seal mingi 25 ma imest. Hirmuturul ei ole nii kallid. 15 € oli. Tegelikult veits kallis, aga ma ei tea, vahet ei ole. Kas inimesed esmaspäeval kell 11 päeval tööl ei peaks olema või? Kevinil on hästi tavaline see, et ta saadab koju postkaarte ja neil üldse peres on see traditsioon. Ma mõtlesin, et mina alustan ka sellega ja saadan ka koju postkaardi. Ei ole kunagi varem postkaardi saatnud, ma ei oskagi. Ma alustasin Estonia. Kas ma pean aadressi ainult, ei ole mingit telefoninumbrit ega midagi vaja? Postindeks. Postindeks, okei. Ma ei näidanudki teile. Mina valisin sellise postkaardi ja siis meil on sellised... Thank you. Sellised need. Here. Thank you. Ma tellisin omale sellise moosiga donati ka. Kevin võttis Aperol Spritzi. Tere, me joissi. Oleme hetkel Vallettas ja istume katedraali ees kohvikus. Kevin joob kokteili ja mina kohvi ja moosipalli. On viimane päev ja me ostame suveliire. On olnud tore reis. Malta on väike, aga teha ja näha on palju ja inimesed on sõbralikud. Loodan, et suveliirid meeldivad. Tere, Maisa. Oleme Malta pealinnas Vallettas kohvikul. Reis viimane päev ja kulgeme rahulikult. Malta on superäge, kindlasti tulge, sest vaadata on palju, inimesed on toredad. Kevin ja Pärgel. Tulime postkontorisse enda postkaarte ära panema. Siin on selline, mis see on, kast, kuhu sa saad siis panna, postkast, kuhu sa saad panna kõik oma asjad ja siis need peaksid minema kohale. Vanematele ma võtsin koju käsitöökomme, siin on 16 tükki, ma ei saa seda enam lahti teha, sest ta pakkis selle nii ilusti ära, pani kleepsu peale. 16 käsitöö šokolaadikommi, Malta šokolaad ja see on selline Chocolate District. Saate, kui tahate siia tulla, siis guugeldada, pangegi Mapsi Chocolate District ja leiate selle koha üles. See on Valletta suht kesklinnas. Ma tegelikult olen nüüd mitu päeva otsinud nagu sellist kohta, kus saaks selliseid käsitöö komme ja asju, mida koju viia, aga siin ei ole üldse selliseid. Nii et see on siuke kõige autentsem ja selline fancy, mis ma siin näinud olen. 16 karp oli 18 € umbes. Siuke kallim, aga käsitöökommid, nii et see on suht tavaline selles osas, ma arvan. Millise toidu kõrvale juua siis? Ühe alkoholivaba mojito ja siis toodi 2 ja Pärbele toodi enda jokkavel eraldi. Ja aga siis tuleb välja, et siin on happy hour ja tegelikult igal pool on happy hour niimoodi, et kui ka mingis vahemikud saad ühe kokteili, siis saad teile kaasa. Mõelge, kui tore, kui peate, tuuakse lihtsalt lauda 2 tükki, nii et see pole teie süü, kui te peate 2 kokteili jooma. See on nagu vabandus, vaat kogemata ma ei teadnudki, et 2 tuuakse. No nii. On aeg reis kokku võtta. Kuidas sulle meeldis? Hästi. Hästi. Maltal on täiega palju näha ja teha. Me olime siin nüüd siis nädal aega ja me ei jõudnud kõike tegelikult läbi käia, mida läbi käia saab, mis asjad on huvitavad. Jah, võiks tegelikult järgmine kord võtaks auto. Auto rendiks järgmine kord ja see säästab, ma arvan, nii palju aega. Sest et meil oli praegu niimoodi, et me saime päevas vist mingi 2 kohas käia, nii-öelda suuremas. Iseenesest ega nagu palju rohkem võtta väga ei jõuagi see, kui võtad auto, aga siis sa jõuad nagu stressivabamalt, et bussiga oli hea, et sa ei pidanud mõtlema mingi parkimiskoha peal näiteks, kui sa oled linnas. Aga jällegi enamus asjad, kus sa tahtsid minna, olid mingi poole tunni autosõidu kaugusele. Kui sa sõidad ikka sinna mingi 1,5 tundi, siis nagu võtab päris suure osa ajast ära. Ja pluss see bussiliiklus on siin, see on nii lappes siin, et bussid tegelikult, sul võib üks aeg kirjas olla, millal buss jõuab, aga täiesti tavaline, et see jõuab 15 minutit hiljem ja see sõidab 0,5 tundi kauem, kui peaks. Või see on täiesti täis. Või see on täiesti täis ja buss just sõidab lihtsalt peatusest mööda, ütleb, et sorry, ei saa peale ja sa pead ootama 40 minutit järgmist bussi. Aga jällegi kiitmiseks bussi eest, et kui me tulime Koso saarelt, tahtsime tagasi enda hotelli tulla, siis me saime 3 erineva bussiga ja praamiga tuldud niimoodi, et me ei pidanud üldse nagu pikalt ootama.
ja saime ilusti kohale, mingi suvaline teisipäeva õhtu oli. Jaa, ma arvan, et oli pigem siuke vedamine. Okei, ma tahtsin kiita ka. Ja meie ei käinud kõrghooajal ja siin oli ikka nii palju rahvast ja väga soe, nii et ma väga soovitan tegelikult just käiagi siuke september-oktoober, mitte suvi, kui on see kõige suurem kuumalaine ja kõige suurem rahvamass, sest seda rahvast on siin tõesti väga palju, just neid turiste. Aga kohalikud seest on väga sõbralikud. Aga Maltal ma ise selles mõttes elada ei tahaks. Puhkusel on siin tore käia, aga elada ma ei tahaks, sest siin on ikkagi siuke rahvast nii palju ja siin on nagu seda rohelist loodust on hästi vähe, et sa astud tänavale, sa astud kohe nii-öelda kivilinna nii-öelda, et sul ei ole kuskile parki väga jalutama minna ja aedu siin inimestel nagu väga ei ole, on ju. Aga puhkuse kohaks ma ütleks väga ideaalne koht. Ja restoranid ja kohvikute valik ka hiiglaslik. Puhkusele väga soovitame tulla siia. Et ma arvan, et tagasi lennule me ei hakka teid kaasa võtma, nii et lõpetame selle video siin ära. Nagu ikka, pane like, subscribe, jaga seda videot sõpradele, save see, mine jälgi mind Instagramis, sellepärast et Instagrami rahvas nägib reisi ajal ka kõike storydes, postitustes ja bla bla bla. Ja näeme juba Eestis ja järgmises videos. Ja millal see on? Ma ei oska praegu öelda, millal see on. Aga kui te likeite ja subscribe'ite, siis see näitab, et ma peaksin tihedamini tegema. Ma üritan. Ja. Tšau!